Käisin sel hetkel 6. klassis Sydney, Austraalia. Ülekanded ei toimu ju reeglipäraselt samal ajal, kui võiks vaadata noormees sporti õhtul pärast kooli, seega pidime vaatama tundide ajal. Ja tunnist ärasaamisega oli see asi, et meil oli raamatukogus üks kineskoobiga televiisor, mis oli koolis, mis oli siis umbes sama lai kui minu õlad ja siis kogu niisugune kuskil 50-60 liikmeline seltskond kogunes selle televiisori ümber. Aga iga kord vahetunnis sinna joostes vaadates, et mis siis tulemused on ja kuidas see päev kulgeb, kuna kümnevõistlus ju kestab terve päev. Siis oli see häda, et ei saanud head kohta ja selleks, et saada hea koht, tuli võtta vastu otsus, et me lihtsalt ei lähe järgmistesse tundidesse. Raamatukogu tädile sai öeldud, et meil on vaba tund hetkel. Olen Erki Noolele võlgu kõige ägedama spordielamuse eest oma elus. Nimelt, kui Sydneys oli kettaheite võistlus, siis oli hommikupoolse võistluspäeva viimane osa, staadion oli juba tühi ja umbes 20-30 Eesti fänni me ronisime siis üle tõkete sinna staadioni äärde, otse kettaheite sektori juurde, vaatasime seda nina vastu lina ja siis ka rahvusvaheline telepilt sõitis meie eest korduvalt edasi-tagasi läbi ja filmis Eesti fänne Erkile kaasa elamas ja kohe hakkasid meil taskus telefonid plõksuma, et ma nägin siit telepillis, oli selge, et terve Eesti on üleval ja vaatab Erki võistlust. Kuigi Eestis oli vist tol hetkel kell 3 või 4 öösel, siis ikkagi 10 000 inimesed istusid üleval ja lootsid kaasa elada Erki Noole kullavõidule. See närvipinge, mis tol hetkel oli, et oli pöörane ja see masendus ka, kui Erki viimast katset ära ei võetud, oli pöörane. Meie eest kõndis mööda Tomas Dvoržak, see oli see tšehh siis, kes kaebas Erki peale, et Erki on üle astunud ja tuntud Eesti kergejõustikutegelane Erik Teigamägi karjus talle fuck you Dvoržak. Pärast Teigamägi ütleb, et ta päris nii ei öelnud ja päris nii ei mõelnud, aga see oli selline värvikas seik. See, kuidas tunded käisid üles ja alla, et nagu lootus lendus ühel hetkel taevasse ja siis puruli selle maha, et see oligi täpselt see, et me ikkagi elasime tohutult sellele kaasa, kuidas Erki ise käis ja nõudis sealt kohtunike käest, et mõõtke mu tulemus ära. Ja see oli ikka, ma arvan, see, mis päästis talle kuldmedali, et ta ei andnud alla, ta võitles lõpuni. Ja see on muuseas minu meelest hästi iseloomulik Erkile. Erki selles mõttes on uskumatult sünge kuju, et ta võitleb lõpuni, ta ei anna alla. Hommikupoolne võistlus lõppes kettaheitega ära, see oli mitu tundi, mitte midagi teha ei olnud, vedelesime kuskil kõrbenud murul, tülpimus, selline tunne, et kas me üldse jääme õhtust võistlust vaatama. Ja siis läks vist mööda keegi Eesti olümpiakomitee asjapulkadest ja ütles, et lootust on, meie protesti arutatakse. Ja siis tuli jälle nagu selline tunne, nagu veri voolaks jälle soontesse tagasi. Raamatukogu kogunesid ikkagi kõik, kes huvitusid spordist rohkemal määral kui normaalne oleks. Selline koos arutlemine ja vaatamine ja kaasaelamine oli seal ikkagi metsik. Reeglina vahetunnid on ikkagi selline karjumise koht, aga kui keegi seal üritas kõvema häälega rääkida, siis see vaigistati maha, sellepärast et teleri hääl ja Eesti kommentaatorite hääl oli oluliselt. Ega sellist nagu head turvalist tunnet ei olnud minul enne seda, kui Erki lõpetas 1500 meetrit ja oli selge, et nüüd on lõpus kuld käes. Erki Noole olümpiavõit 2000. aastal oli nagu see, mis kehtestas selle, et Eesti suudab iseseisva riigina olümpiamängudel hakkama saada ja meie sportlased, ka need, kes ei ole käinud läbi sellisest totakast nõukogude treeningu kadalipust, suudavad olla maailmas kõige parem. See andis nagu mingi sellise nagu tõuke, et sport, see on lahe, meil on olemas sangarid, kelle poole vaadata. Ma mäletan seda, et ma mõtlesin, kui saaks kunagi nagu Erki Noolega kokku, et kohtuda selle mehega, et see oleks ikkagi nagu päris kõva. See on üks elu unistustest. Sport annab rahvale väga palju elujõudu ja aitab meil edasi minna ja Erki on üks nendest, kes on väga kõvasti panustanud sellesse, et eestlased on enesekindlad ja usuvad oma tulevikku.